siin olevat olnud varem ka kohvik ja teemaja, vist oli ta isegi teemaja, kui ma mäletan, isegi nõukogude ajal korra siin sai käidud. Aga siit uksest käisime sisse, siin elas veterinaararst Ruubel ja temal oli niisugune hästi kõhna naine, prillidega ka mängis klaverit ja temal oli kontsertklaver. Ja see Ruubel, nad olid rasetu abielupaar ja siin ma käisin klaverit harjutamas. Ja seda Ruubelit ma mäletan, ta oli ise ka suur paks mees ja kui meie saksa lambakoer haigeks jäi, tulin ma koeraga siia seda näitama. Ja oli kahtlus, et on saanud kuskilt teistelt koeradelt haigust. Tegelikult oli see külmetanud, et see Ruubel kartis seda. Ta oli noor koer ja Ruubel kartis seda koera niimoodi. Sest ära tule lähemale, tule. Viida koju, pane seal sinna ketti kuskil kuuri alla, las olla. Aga ta koer vaesekene ei olnud marutõus, mida kahtlustati, sest tal pea ikkagi võeti maha ja saadeti Tallinnasse uurimisele. Ei olnud marutaudi. Koer oli nii külmetanud ära, et ta kurk oli kinni, ta süüa ei saanud ja ta suri. Ja mul jäi vaevama see, et see Ruubel ei võtnud teda ravida. Ja kuhu nemad said, kuhu nad lasid seda, ma ei tea. Ja millal nad siia tulid, kas nad tulid sõja ajal. Aga enne sõda nad siin ei olnud. Ja selle majal on omanik siin Rahka külas, kes on küla seltsi või küla vanem pärija täitsa olemas tagasi saanud. Mitte midagi ette ei võtta selle maaga, siin on erinevad inimesed elanud. Kuur on puhta ära hävinud. Ta ei taha müüa ka ju. Ja ma olen taga rääkinud, kas ei võiks midagi ette võtta. Siis no ei liiguta jah. Ja kurb, eks ole, et omanik suhtub niimoodi. Aga sellel maal on ajalugu. Seda tuleks juurde. Sest siit mööda käis oli head saialõhna tund. Ja nii et ta on olnud. Ja nõukogude ajal oli sööklas. Ja ta oli niisugune teemajaks nimetatud. Üks vahe kohe päeva.